tšau. Üks hullumeelne päev möödas jälle. Ma ei jõua suve ära oodata. Ma tunnen, mul on niimoodi puhkus vaja. Praegu kell on 3 läbi ja mul silmad vajuvad lihtsalt niimoodi kinni. Ma korraks mõtlesin, et teeks uinaku, aga esiteks ei oleks, ma mõtlesin, et see on liiga hilja peale jääb. Ja teiseks, oli ka nagu kella mõttes hilja peale ja teiseks mul on vaja lapsele minna lasteaeda järgi ja hiljaks selles mõttes, et ma tahan minna vara magama jälle, et homme mul on see üks neist päevadest, kus ma pean 6 paiku ärkama. Aga sõidan enne, kui järgi lähen lasteaeda linna, ajan mõned asjad korda, mida mul on vaja ajada või mis need asjad või ma ei tea. Aga ma jäin seda mõtlema, et kui ma rääkisin nüüd, ma ei tea, siin või eelmises vlogis või millalgi, et tahaks ikkagi võib-olla omale auto ära anda. Et ma armastan seda autot nii väga, aga see väljaminek on nii suur iga kuu, et ma arvan, et see lihtsalt nagu ei tasu ära. Ja mugavus ja kõik muidugi maksab ja ma teen tööd selleks ju ka, et palju, et ma saaksin nagu mingeid asju lubada, eks ju, elada oma parimat elu ja teha, mida ma tahan. Sest ma võin, sest ma olen täiskasvanud inimene. Aga teisest küljest, jah, tuleb nagu mõelda majanduslikult ka. Lisaks, kui ei oleks nii suurt väljaminekut, siis võib-olla ei peaks nii palju tööd tegema, oleks natukene mõnusam, rohkem vaba aega enda jaoks, laste jaoks. Aga ma jäin seda mõtlema, et väga traagiline lugu selle juures on see, et siis autovlooge teha enam ju. Sest et kui ma Boltiga hakkan käima, ega ma Boltis ei saa vloogida enam ju. Aga see on nii tuleviku teema, sest isegi kui ma hakkan seda asja ajama, ma ei tea ju kaua see aega võtab, et see ära teha see asi, et selles mõttes lihtsalt tuli selline mõte pähe, et näed jah, autovlogid on ju, mulle ju nii meeldib autovloge teha. Aga üldiselt nüüd palgapäev veel ära. Ma see kuu lõnga ei osta, sest mul on lõnga ja mul on pooleli olevaid projekte. Aga ma tahan minna vaadata üle uuesti need Nixi kontuuri ja pruunistaja, et kas nad on veel 11 euroga, sest et kui ma saaksin oma 30 eurose hula, mis on täielik nagu lemmiktoode, välja vahetada 3 korda või ütleme mitu korda odavama selle toote vastu, siis see oleks super. Kuigi ma ütlen, mul läheb seda võib-olla, ei lähe ju nii palju, aga ikkagi nii palju odavam toode, kui oleks sama hea, oleks super. Muidugi ma unustasin selle kaasa võtta. Tahtsin seda tooni võrrelda, aga üldiselt ega poe alguses nii ülikehva nagu aru saada nendest asjast. Aga ühesõnaga, ma lähen vaatan seda. Ja kui ma juba ilus olen, ma vaatan ikkagi, et äkki sinna on tulnud juurde kuna neid meigievanduskreeme, balsameid. Et kunagi ma ostsin sealt, mul ei olnud seal nagu head kogemused nendega, ma ostsin ühe, see läks hallitama, siis ma viisin tagasi, aga seal ei olnud ühtegi nagu normaalset asemele osta, aga nad ei lasknud nagu seda poe krediiti ei lasknud, ei olnud umbes see, et võid osta mida tahad, näiteks, et mul oli ripstussi või ma ei võinud, pidin ostma teise meigievanduskreemi, mida neil oli pakkuda umbes ainult üks või ühte nad mulle pakkusid, ma ei tea, võib-olla mõni oli veel, seda ei olnud, mida mina tahtsin, see palversima, aga pakkusid mulle ühe, mis oli mingi 5-1 imetoode, mingi jumala kallis ja see oli jumala halb. Nii et lõppkokkuvõttes ei olnud nagu hea meel selle üle, aga sellest on nüüd möödas kindlasti aasta-paar, et ma lähen vaatan, äkki neil on tulnud mingeid teisi, sest mul hakkab see meigievanduskreem otsa saama. Ja ma ei viitsi tellida ausalt öeldes, et kui väga palju kallim ei ole, siis ma võtan. Härra abikaasa helistab. Helistas, et on märk kui kassipoeg. No väga kehva ilm oli täna.
aga ühesõnaga jah, et ma vaatan seda pruunistajat, ma vaatan seda meigieemaldusasja ja siis ma vaatan neid huulepalsameid või huuleläikeid, mis on need nii-öelda kaua püsiva värvi jätavad, sest need olid ka soodukaga, äkki vaatan selle. Ja siis ma tahan minna Lindexist osta ühed lühikesed retuusid, sest seal oli mul jäid silma. Siuksed nagu ma tahaks. Tegelikult ma tahtsin ka tulla siia. Taaskasutus putkasse panna ära ühe kastide ja asju või kotide ja asju pagasnikust. Nii ei ole üldse parkimiskohti, ma pean. No jah, keegi mõtleb samamoodi nagu mina ja nüüd me oleme siin ummikus, tupikus. Ei, ma ei tea. Nad vist ei mõtle samamoodi, ma ei tea, mis nad teevad. Ühesõnaga, ma lähen viin selle koti ära. Ja siis ma tahaks ühesõnaga ühed retuusid osta, sest mul on see must kleit, kus ma selle kaltsuka kleidi ümber tegin. Aga ma tahan sinna alla suveks, et ma teha kogu aeg sukapükstega käia, et oleks retuusid, millega kanda neid. Sest noh, ka kintsud kokku ei käiks ja kõik need asjad enne. Ja mul on kõik täiesti välja veninud ja ma ostsin mingeid sootsaid, tellisin vist, ma ei mäleta About You'st või kuskilt kohast. Ja need on kõik väga inetuks muutunud. Et lähen võtan need retuusid ja siis pärast koduteel lähen võtan kütust. Ja siis vaatan koera toidud ja siuksed asjad edanemuseks. Aga okei, ma lähen viin ära selle koti. Nii, kott viidud ja ma just vaatasin, et siia võib tuua ka raamatud ja nõud, kuigi ma ei tea, sest minu meelest tundub see nagu niimoodi olevat, et noh, siia on parkimiskoht tekkinud, ideaalne, panen auto ära siia. Aga ühesõnaga, minu arust see on niimoodi, et sa paned sinna sisse, nad nagu kukuvad sinna põhja. Et kui ma nõusid, ma juba raamatute pärast muretsesin, et nad kukuvad nagu kortsu või nii. Aga see on üldiselt, keegi on parkinud siin niimoodi, et siin on, või kõik on parkinud väga niimoodi, et ma ei saa aru, aga üks läheb praegu ära sealt, ma panen, see on see, okei, ei, juba läheb see koht ära. Tõesõnaga, okei. Ilus Lindexisse, selle järgi rohkem vist ei olnud midagi. Nagu Eesti ilmale kohane, nagu ma oleks mingi pool aastat ära olnud. Tegelikult olin pool tundi ja vahepeal enne paistis päike, nüüd on paduvi. Külm ja vastik, aga ma mõtlesin, ma näitan teile, mis ma sain, sest et mul läks tegelikult väga hästi. Ma sain retuusid, ma kogu aeg mõtlen, kas võtta M või L, on ju.
aga Lindeksi on üldiselt suhteliselt lahked suurused. Et ma võtsin Elli alt pitsiga, et siis kui natuke paistabki nagu alt äärest, et siis ei paista lihtsalt pükse, vaid paistab seda pitsi. Aga siuksed lühikesed retuusid, tegelikult mul on suvel nii omale asendamatud, et see ei ole ainult nii, et ühe kleidi jaoks ostsin, on ja. Et need maksid 15 €. Aga need on kvaliteetsed normaalsest materjalist ja tegelikult üldse igasuguste kleitide ja seelikute all ma suvel kannan alati retuuse. Et kintsud kokku ei käiks. Kes teavad, need teavad. Mõnel on vedanud, mõnel ei käi. Minul ei ole, minul käivad. Et selles mõttes ma olen väga rahul ja see on nagu siuke planeeritud ost terveks suveks ette, aga ilus. Vedas ka sellepärast, et seal oli neid vettharju ja ma ei pea hakkama tellima. Mul on see krediit 15 € seal Look Fantasticus järel, aga ma ei viitsi hakata seda tellimust tegema, sest 15 € ei telli, sinna pead ikka midagi juurde panema, et see tasuta toomine oleks. Ja see on täpselt see vetihari, millel on need harjased ka, tüdrukute lemmik. Ja maksis 11,90 €. Mis on jumal normaalne, sest seal Look Fantasticus oli ta soodukaga äkki mingi 9 või midagi siukest, on ju. Et selles mõttes üldse kui on pikemad juuksed või palju juuksed või mida iganes, et mul seda probleemi ei ole, aga tüdrukutel on. Nii et seda ma hästi soovitan, seda harja. Ja siis ma sain sellise meigiemalduskreemi, et miks mitte tuubis. Ja ma mõtlen, et kui see on hea, siis on super hea, sest et see on kuivale nahale. Ta on lumene oma, mis on siin suht lähedalt kohalik on ja ta on niisutav ja ühesõnaga vegan ja kõik asjad. Ja täna õhtul saan kohe proovida ja see tuubis tegelikult mulle ju isegi meeldib rohkem kui see, mis potsikute sees need, mis mul siiamaani on olnud. Nii et ülirahul olen nii hea hinnaga ja nii mõnus. See on mingi marja. Ta mingi õrnalõhnaga on. Et kes lõhnavabasid asju tahab, siis need talle ei sobi, aga annan kindlasti teada. Ma olen väga elevil selles mõttes, et seda ma väga tahtsin. Ja siis ma ostsin selle, see näeb täpselt välja, sama värvi nagu see huula. Teine oli tumedam ka, aga see oli täitsa ikka väga tume, isegi päevitud nahale, ma arvan, selline siis. Ja seda ma homme hommikul saan juba katsetada, 11 € oli. Ja siis ma mõtlesin, ma ei võta ikkagi seda kaubapüsivat huulepulka, et nüüd mingi aeg tagasi ilukarbist mul tuli see huulepliiats, millega ma olen mega rahul tegelikult ja mulle meeldib. Kasutan huulepliiatsit, ta püsib kauem peal kui huulepulk. Ta on mugavam panna ja ta kulub nagu hästi ühtlaselt maha. Ja ostsin lihtsalt ühe niksi oma juurde, sest see oli ka mingi hea hinnaga, see on umbes sama tooni nagu see, mis ma sealt karbist sain. Veidi võib-olla neutraalsem, aga ma ei tea, et ja ta on keeratav, et ei pea seda tegema, teritama, selline. Panen peale ka kohe. Ta läheb hästi kergelt peale. Nii hea toon ja ta ei ole nii kreemias kui see, mis ma sealt karbist sain, mis on parem, sest järelikult ta püsib kauem peal. Aga mis ma avastasin on see, et ta peaks olema veel selle huuli suurendava toimega. Ühesõnaga, ma ei tea, annan ka teada, kuidas on, sest et seal toone ei olnud väga palju kahjuks. Oleks tahtnud suveks mingit oranžimat, aga sükest üldse ei olnud. Tunnen natukene seda kipitust, keele panin vastu, siis tunnen täiega. Tundub küll praegu väga hea. See on väga rahul. Ja siis viimaseks ostsin kulmu selle duši. Ma olen näinud, et seda soovitatakse.
ostsin, ma ei mäleta, espresso on selle tooni nimi, ehk et mitte päris must, aga üsna tugev pruun, sest et see Essence'i oma, mis mulle tegelikult hullult meeldib ja mis on jumala hea hinnaga, ta on täpselt niimoodi, et ta kogu aeg poodides meil siin, ma pole näinud musta, olen ostnud seda pruuni, see on tiba hele. Nüüd tellisin musta, see on nagu tiba tume, ta jääb nagu ebaloomulik väga, mulle ei meeldi selles mõttes. Et ja see Nixi glue, mida ma olen proovinud varem, see ei ole nagu olnud, esimest kord oli väga hea, aga mina ei tea, kas nad muutsid seda koostist või mis oli, aga järgmine kord, kui ma ostsin, polnud üldse nii hea. Aga ühesõnaga ma proovin seda ka siis korraks. Tal on nii palju neid karvu sees. Sama kardan natuke, äkki ma ei peaks praegu. No, sellele panin nüüd. Ta tundub nagu mega kuiv. Tundub nagu siin, ma ei tea, ausalt nagu ma ei tea, palju siin seda sees on. Ja see minu meelest ei olnud suuduk, aga ma ei tea. See peabki nii kuiv reaalselt olema või? Okei. Kui ta natuke mudisin, siis tuli rohkem, aga nüüd tuli nagu kõik on niisugune plögane. Ma ei ole selles asjas kindel. Kulmudušiga ei ole ju ka nii nagu ripsudušiga, et kasutad mõned korrad ja läheb paremaks. Ma ei tea. Ma ei tea. Ei, praegu on väga okei. Täpselt nii mulle sobibki. Aga ta nagu, ma ei oska öelda, ta ei jää nagu ühtlaselt, noh. Ja mul tuli meelde ka see YouTuber, see Alexandra Rodriguez. Tema nagu kasutab seda ja kui tema seda peale paneb, siis see tundub nagu palju siukse märjem. Ei tea, katsetan. Huuled igastahes kipitavad. Ma ei tea nüüd, kas nad just suuremad on, aga ma ei ole kunagi tajunud. Ma kunagi tegin ühe video ammu, aastaid tagasi. Katsetsin neid suurendavaid huulekeele. Minu arust ükski ei töötanud. Aga teised inimesed jälle ütlevad, töötavad ja mina. Äkki siis on asi minus. Huuled on nii väiksed, et neid ei ole võimalik suurendada sellisel teel. Võt, ülejäänud asjadega ma olen kõigiga väga rahul. See kulmuvärk on veits kahtlane, aga praegu ma panin ta ka teise peale. Homme hommikul proovin. Ja nüüd ma lähen lapsel lasteaed järgist. Üks paduvihma tuleb, et ega tal ei ole seal midagi teha. Ja ma tõmban selle vlogi siin kokku ka, et suur aitäh, et sa olemas oled. Ja mul on hea meel, et sa vaatasid ja aitäh jälle kõigile, kes kommenteerivad ja näeme juba mõne päeva pärast. Tšau! Lapse, ma vaatan, kas siin on mingisugust. Ühesõnaga ma ei saa aru. On väga tume. Aga siuksed nagu sest sa jäid silma siuksed nagu ma